kooli vilistlaste juubelipidu on täies hoos ja see on väga eriline sündmus kogukonna jaoks, sest ega tavaliselt nii suure seltskonnaga kokku ei saada. Minu ümber on siin mitmete aastate põlvkondade koolilõpetajaid, aga kohe kuulemegi lähemalt, mida nad ise oma kooliajast kõige eredamalt mäletavad. See Eesti kool oli ikkagi selle elu süda, mida ma siin Rootsis elasin ja eriti niimoodi tulles 10-aastasena täiesti võõrale maale, see nagu kogukonna tunne ja see, mis ma sealt koolist sain, see oli midagi erilist ikkagi, et see oli enamat kui kool. Stockholmi Eesti kooli eripära on lisaks väikestele klassidele ka kogukonna tunne ning väga tugev Eesti traditsioonide ja kultuuri hoidmine. Meil on ju väga palju erineva taustaga inimesi, lapsi ja töötajad, kes on siin sündinud, kasvanud ja kogu oma elu siin elanud, aga Eesti päritoluga ja neile on see tähtis, et hoida seda sidet Eestiga. Ja siis loomulikult need, kes on Eestist tulnud siia Rootsi elama ja nemad toovad nagu seda värskust ja tänapäevasust. Üks, mis Eesti kooli vilistlastega suheldes kiirelt selgub, on see, et kõik on kuidagi seotud ning paljudes peredes on mitu põlvkonda lapsi käinud samas koolis ning mõned neist on hiljem ka ise õpetama hakanud. Ainult soojad mälestused, et kindluse tunne, kuidas me olime nagu koos nagu üks perekond ja kuidas me aitasime üksteist õppimistega. Ma olen üliõnnelik, et nii paljud on kohale jõudnud. Mul on nii rõõm näha endised õpilasi, minu sõbrannad, vanemad, mul on vanad õpetajad, kes on siia kohale jõudnud ja terve mu perekond on ka kohal. Eesti kooli üks suurimaid teeneid on aga anda Rootsis elavatele eestlastele piisavalt hea põhiga eesti keeles, et neil on võimalik hiljem ka Eesti ülikooli minna. Tegelikult on eesti keele õpetamine üks suur ja austusväärne ülesanne siin Eesti koolis ja meil on tõepoolest lapsi, kellel on osaliselt Rootsi taustaga, aga enamusel on ikkagi ka kusagil need Eesti juured ja Eesti puudutus olemas. Noora Sööt on üks neist õpilastest, kes otsustas kolida Eestisse ja asuda Tartu ülikooli õppima, kuigi ta pere elab Rootsis. Minu õpetajad Stockholmi Eesti koolis, eesti keele õpetajad peamiselt alati toetasid seda mõtet, et minna Eestisse ja kuidagi suunasid ka meid, et see oli väga loomulik alternatiiv seal kõrval, et kas minna Rootsi ülikooli või minna Eesti ülikooli. Minu jaoks oli see küll tähtis, et laps saaks minna ikkagi ka Eestisse õppima, et seal on ikkagi päris nagu Eesti, et siin me ju hoiame seda eesti keelt alles, aga tegelikult see on nii oluline see, et kui sa tahad nagu eestlaseks jääda või eestlaseks kasvada, et siis sa tegelikult ka lähed sinna Eestisse. Me peamiselt oleme ükskeelne pere selles mõttes Rootsis, et me ikkagi kodus räägime ainult eesti keelt, kuna ei ole tarvidust keelt vahetada. Nüüd tulid aga kõik vilistlased kooli suurele juubeligalale kokku, mida organiseeriti 1,5 aastat ning korraldajate jaoks langes täna kivi südamelt. Vaadake, siin oli nii palju inimesi, see on fantastiline, nii et 18 kuud oleme nüüd seda pidu juba ette plaaninud. Just praegu ma olen väga stressi all, aga paar klaasi pärast, siis ma hakkan natukene vajuma alla, nii et siis läheb kõik hästi. Saime iga esmaspäev saime kokku ja siis planeerisime seda peaaegu aasta aega. Esimene koosolek oli 2023 november. Pool aastat. Ja, kuni tänaseni siis. Mina käisin näiteks neljapäeval Stockholmi Eesti kooli juubelikontserdil ja juba seal oli seda meeleolu ja nagu koos tunnet nii tugevasti tunda, et nii ilus on, et isegi kui 5 aastat tagasi lõpetasid Stockholmi Eesti kooli, siis ikkagi on see nagu peretunne veel nii tugev. Hoidkem siis ka Eestis meeles neid kaasmaalasi, kes ajavad Eesti asja väljaspool kodumaad ning hoiavad au sees meie kultuuri ja keelt.